aitab meie rüütliturniirile igati kaasa. Hobune etapp on võistelnud kõikidel Kuressaare rüütliturniiridel ja hobusel etapp on 5-kordne rüütliturniiri võitja. Tegemist on 20-aastase Eesti tõugu Ruunaga. Hobune Maurus ja rüütel Ivo Viljandimaalt. Rüütel Ivo on tulnud siia spetsiaalselt turniiriks, et võtta võit. Siin ei ole teist võimalust kui ainult võit rüütel Ivole ja hobusel Maurus, ristand hobune 6-aastane. Järgmine rüütlid Hiiumaalt. Rüütel Taavet ja Orfei, 15-aastane Lätist sõjasaagiks toodud Läti tõugu hobune ja Taavet on samuti meie rüütliturniiri võitja juba aegade taga. Hobusel Dmitri, 15-aastane ristand hobune ja samuti Hiiumaa rüütel Priidu. Ja järgmine hobune, 16-aastane Eesti tõugu hobune Avram, ratsutaja on rüütel Mihkel, samuti Hiiumaalt ja Avram on ette võtnud juba aastaid tagasi Hiiumaalt Austriasse ja võistleb Taavi hobusel Tuudur, Eesti tõugu Ruun, 15-aastane ja võistlevad meie turniiris. Head rüütlid, sõna on Lossi härra. Austatud publikum! Tänasel juulitel on meil hea Linnuse õuel läbi viia rüütliturniir, kus jõudu ja vastupidavust näitavad võistluses vilunud Fellini, Ööseli ja rüütlid. Võistlus 6 vaprat, kellest võitjaks saab tulla vaid parim, sest teine on juba teine, kolmas ja nii edasi. Soovin nii publikule kui ka rüütlitele ausat ja põnevat võistlust. Heisatkem lipud, kuulutan turniiri avatud. Ja turniir on kuulutatud avatuks ja meie vimplid on alla heidetud lossimüürid ja iidsetest aegadest on juba rüütlid võivad lahkuda väljakult, on juba turniire peetud kas maaresidentside juures või linna väljakutel. Ja turniiride traditsioon on pikk ja kui tänapäeva spordis kasutatakse sõna turniir, siis see sõna ongi tulnud rüütlivõistlustest. Nii et soovime meie võistlejatele igati edu ka tänasel võistlusel ja rüütlid võivad ennast valmis seada esimeseks võistlusalaks. Ja teid, hea publik, on tulnud siia rohkearvuliselt ja aplaus ja kaasaelamine on alati omal kohal. Rüütliturniiri vahepaladena esinevad meile tantsijad, lauljad, röögavõitlejad ja nii et näeme täna mitmekesist etendust. Ja esimeseks võistlusalaks on meil rüütlitele väga tähtis omadus, see on kiire ratsutamisoskus. Rüütlid võtavad kohad latritest ja nende ülesanne on lihtne. Keset väljakut on meil viljatünn, mille ümber tuleb sõita kas paremalt või vasakult poolt ja uuesti tagasi. Aga vahepeal on turniirile tulnud nii palju hobuseid, et latrikohti ei jagu. Ja see, kes on viimane, langeb võistlusest välja, teenides vaid 1 punkti. Nii et meil on väga palju 1 punkti teenita siis, kui kogu see võistlus juba läbi on. Aga praegu võistlejatel võtta sisse koht latritest ja minu
märguande peale saate startida, aga praegu olete stardijoone taga ja platsimeeskond, olge valmis ühe latri kõrvaldamiseks. Rüütel Mihkel ja Rüütel Taavet lähevad, võtavad ka positsiooni ja Vilja Püttentiin ja teie kaaselamine, hea publik, aitab kaasa. Valmis, start! Ja sealt nad tulevad kõige ees praegu Rüütel Jaagup valgel hobusel ja tegi väga hea pöörde ja suudab ära võtta esimese latri ja vaatame, kes jääb ilma latrita ja sõitnud valeste latrite, topeltlatrite hoopiski Ivo. Rüütel Ivo, sa oled esimesel alal välja langenud ja jäänud on 5 võistlejat. Teine ala on samuti kiirusharjutus ja kui rüütlid lahingus saavad vahel ka viga, tuleb sadulast alla kukkuda, siis sellel alal kukub rüütel sadulast, teeb ümber hobuse pool ringi, hüppab uuesti sadulasse ja vahepeal on ära võetud jälle latri koht ja üks rüütel peab välja langema ja start! Ja sealt tulevad ja jällegi rüütel, et Jaagup hobusele tapp on kõige parema pöörde teinud ja uuesti selga ja rüütel Jaagup võtab rahulikult esimese latri, rüütel Mihkel saab latri, rüütel Taavi saab latri ja nüüd on kahe venna duell, kus rüütel Taavet on võtnud latri ja Priidu on välja kukkunud. Kolmas ala on jällegi kõigepealt kiire ratsutamine, mis on kõikide rüütlite suur oskus, kuid nüüd tuleb rüütlil näidata ka oma jalgade osavust, sest lahingus on viga saanud hobune ja selleks, et mitte hobust väga piinata, rüütlil ei tõuse enam sadulasse, vaid jookseb koos hobusega ja leiab vaba latri. Ja võistlejad räägivad ennast valmis. Ja tähelepanu, start! Ja tulevad rüütlid nüüd ümber viiatünni ja nüüd tuleb rüütlil jalastuda ja näidata ka oma jalgade väledust ja koostööd hobusega, sest hobune peab teadma, tema on koos rüütliga Jaagup, Mihkel ja Taavi ja välja langes Taavet. Rüütel Taavet on nüüd välja langenud ja üks latser jäi jälle vähemaks. Järgmisel alal on tarvis aga näidata ratsutamisoskust tagurpidi hobuse seljas istudes. Kas see on võimalik? Meie rüütlid seda peavad teile näitama, kas hobusega seljas tagurpidi istudes on võimalik ka leida vaba latser. Silmad kuklas nagu igale sõjaväele vajalik ja võistlejad on valmis ja start! Ja sealt tulevad rüütel Jaagup hobusele tapp, rüütel Mihkel on saanud selga tagurpidi, rüütel Jaagup on esimesena minemas, rüütel Taavil ei õnnestunud tagurpidi selga jõuda, aga on veel võimalus, sest ainult rüütel Jaagup on leidnud vaba latri ja rüütel Mihkel kas saab ka vabasse latrisse ja on saanud ja rüütel Taavi on seekord välja langenud. Ja nüüd on jäänud võistlusesse 2 rüütlit, rüütel Mihkel ja rüütel Jaagup. Palume rüütlitele välja valada õlled, mis on meie võistlusväljaku teises pool otsas ja rüütlitel on ülesanne väga lihtne. Rüütlid ratsutavad omas tempos, kuidas nad seda soovivad, õllede juurde, jalastuvad, võtavad õllekannu. Te võite juba hakata liikuma. Võtavad õllekannu ja viivad õlle lossihärrale ja linnahärrale.
ja kellel on rohkem õlut kruusis, on selle esimese kiirusharjutuse absoluutne võitja. Ja tervitame kahte esimese ala finalisti, Rüütel Jaagup ja hobusel etapp Rüütel Mihkel, hobusel Aabram. Mõlemad Eesti nõugu hobused, tulnud Eestisse umbes 5 kuni 6 tuhat aastat tagasi koos eestlastega. Ja kui keskaja pinustused olid pikad ja kestsid vastajootud vähemalt 2 nädalat, jõulud vähemalt 3 nädalat ja rohkem, siis oli kõikide jootude üks põhieesmärk tunda ennast hästi, süüa ja juua. Ja rüütlid, kui nad käisid vennaskonnaga õlut joomas ja kõrtsis läks joomine natukene liiga hilja peale ja õlu hakkas juba maha minema, oli raudne reegel. Õlut võis maha minna vaid nii palju, kui rüütel oma jalatallaga suutis ära katta. Ja kui see mahaaetud õlleosa oli suurem, tuli tal kõrtsmikule trahvi maksta. Rüütel Jaagup on jalastunud ja Rüütel Mihkel on samuti kohale jõudnud. Linnahärra ja lossihärra on valmis õllede vastuvõtmiseks. Söök ja jook on olnud kõikide pidustuste väga tähtis osa ja rüütlitel ja vennaskondadel on olnud pidusöökidel alati kõik hea parem, alates lõunamaa veinidest, lõunamaa vürtsidest ja lõpetades kodumaa metsloomadega, mille suurem võidukäik peolaual algas juba hiliskeskajal ja söödi ja joodi nii palju, kui mats kannatas, sest rüütel pidi olema hästi toidetud ja hästi joodetud.